Vahi. Esimene põleta elava. Trofee. Vahi, kus mehel on viha. Oleme tulnud glamuursesse hetke, kus on see pidu, vaatad, nägite thumbnaili, aga vaadake tegelikult seda garaaži. Enne siis seda, kuidas see kõik muutub kardinaalselt. Ja vaata, nende asjadega on, kes teab, et hoia alles, äkki läheb vaja Infinity stange, müüsin seda seal eBay, Sokidokis, Facebookis, igal pool, keegi ei taha. Ja nüüd on see hetk, et on vaja koristada ja ettevalmistusel siin kolimiseks ka teha, siis tuleb see prügi ära diffuusida, siis lõikada pidulikult puruks, anna selle tiigrile valu ja siis annad mulle need leedid, et ma panen neid kuhugi, äkki läheb vaja. Äkki läheb vaja? Ja, kindlasti läheb vaja, ma näitan, kuhu need vaja läheb. No sulle meeldib ju asju koguda. Ei tohi, see on haigus ja sellest haigusest tuleb lahti saada, siin ei ole midagi. No. Aga udu tulesid ei ole vaja? Ei ole, pane, kõik läheb. Aga USA numbri märk? Ei ole, läheb. Jalga ei lõik. Ja homme mingi vend raudselt helistab. Kuule, mul just vaja seda, ma on 2 sotti sulle selle eest. Kuule, aga ma võin nipukatega kokku panna, siis soetan. Nüüd hiljem. Ma panen need kindlasse kohta, ma näitan teile. Väga kindlasse kohta läksid. Nii, Magnus on ka oma eripäralt midagi kätte saanud. Tema tahab vaadata, mis on käigukasti sees või? Kuule, seal ei pidanud tulema ammakat ja õli välja. Tuleb sellele teistmoodi natukene. Ei olegi nagu Volkswageni tooreeg või? Noh, mis sa nüüd teadma hakkad selle pealdmisega? Vaatuge neid tõsta vähemalt. See tegelikult oligi vaja jah, et kergem tõsta oleks vanarauda, see Infinity kast on ka siin. Äkki keegi tahab, igal pool müüsin, juba 100 euroga. Ei ole kellegi vaja, homme on. Nüüd kui õli välja lastud on video peale raudselt vaja. Aga lihtsalt nüüd on lihtsam seda tõsta. Aga huvitav jah, et sellel on ikkagi koos see jah. Sellepärast tooreegil on eraldi vaata kambrid jah. Jah, tooreegil on see osa on tooreegil lühi. Aga vaata äkki võiks meil siit lahti võtma, siis on see vahekasti osa. Jah, tooreegil on see üks tükk kõik. Ja see tuleb nüüd ära sealt välja ka. Sikuta natukene. No paneme siia bussi peale. Ilge majandamine toimub, igal juhul ega siin sisse juhatavalt midagi öelda ei olegi. Viime teid telgitagustesse, kuidas siis üks garaaž muutub kaalapeoks. Kus kõik on vaja käia ja mida kõik on vaja teha, see on niisugune nädalane projekt ilmselt. Day one, esmaspäev on jõudnud õhtasse, no ikka päris õhtasse, 20:48, tõestusmaterjal. See on see prügivõnnik, mis siit üle nüüd kõik ei. Siin ei tea jälle, mida on, nagu iga kord koristad, iga kord jäävad mäed üle ja siis terve see käru on lihtsalt mingit manti täis. No. Ei ole palju asju ja tegelikult on seal natuke veel alles asju. Nii et päris jõhker majandamine ikkagi. Arvad küll, et on vähe, aga aastate peale on kogunenud, et mitu mootorit siit kokku saab. Palju neid kepse, kolbe, veiskeite, turbosid, ma ei tea, mis juppe seal kõik on. Eks see sorteerimine. 2 mootorit saaks kokku. No oleks mootorid ka, plokki oleks vaja. Aga igal juhul, noh, hea, et varakult arustada sai, võib-olla olime optimistlikud, et see ei võta nii palju aega. Aga tuleb välja, et rehve ja kõike seda ikkagi on siin kogunenud, et tegelikult nagu see teine sorteerimine tuleb seal uues kohast. Aga noh, mingi asi sai tehtud, nii et alustame homme või ülehomme uute jälle tegevustega. Took a deal, sign another deal, post up in the hills on the real, headed for a mill, travel with me still, getting kills, all this pop appeal, got these pop stars try popping in, and they getting pop for real, I ain't tryna still going through it, friends doing pills, and came faster than it should've, I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets, hey, yeah, like it's nothing, in the kitchen chopping onions, yeah. Tears falling down, underdog is finally. Vahet soo ei olnud poti. Jaa, küll ma. 10 €. Just poti täis. Burn a budget. Hey,
Tears falling down, underdog is finally overcoming, baby. Yeah, I'm dropping buckets. Drop some cash for me, don't worry about my past for me. I'm driving with no gasoline, this life I live's a fantasy. Yeah, I do this for my dogs, all my day ones and my family. My life gon' live through them if I end up in any tragedies. I hope y'all understand this shit got bigger cause it had to be. I always knew I had it, but just not at this capacity. I recognize the gravity, closer to the summit, stacking chips and counting nuggets. I've been stunting, baby, cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Hey, in the kitchen chopping onions. Hey, tears falling down, underdog is finally overcoming, cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Hey, earn my respect and burn a budget. Me oleme koristuse päev number 4. Master on ise ka siin. Mis tunded teid valdavad enne pidu siin? Näed, puhtust teeme siia. Mis tunded? Eesti meister ikkagi. See on eriline tunne nüüd. Ära vasta sellele. Selle usutuse teeme siis, kui ta on endal selle vuntsi ilusti ära ajanud ja soengu korda teinud ja peoriidet selga pannud. Soengu viga. No paned selle lakki või mingit Vaha. väha ja lähed sinna CJ stuudiosse. Ise avatakse esimesel, sa ei saa minna alles. Ma olen M-ruumis. Kurvime pinget, siis mees võtab hooaja kokku, mõtle siis välja vastused. Paari päeva pärast teeme intervjuu, kiire intervjuu ja siis tuleb pidu ja tulevad need... Sul ei tulegi palju toetajaid kohale või? Ma lähen reedel saan ühe toetajaga kokku, sest ta läheb ise minema ja enamus toetajatel on nädalavahetused perede jaoks. Õige, ja ärimehed käivad nädala sees ja meie vaesed teevad pidu ainult nädalavahetusel. Jah, nii on kahjuks. Aga teeme ettevalmistusi, auto lüüakse ka viimast korda läikima, nii läikima, kui ta lüüa saab. Siin on kripsud igal pool ja koristame. Siia tulevad ju need kaardinad ja asjad, nii nagu iga aasta. Simriik sõidab ringi. Kas see on 5 dimensiooni seekorda? Keegi raputab selja tagant. 7. Nii et tundub nagu lihtne ülesanne, et mis see on, siis teeme kiire koristuse ja värgid, aga tegelikult ongi juba 4. päev. Homme tulevad siis rendi asjad, siis on ülespanek. Ja nii see elu käib. Ootate juba pidu või? Ma arvan su seda hea intervjueerijale, et sa küsid ja ma ei vasta, jah? Ma küsin, ootad pidu juba või? Ei, ma mõtlen Maikeli seda. Oota. Aga Maikeli selles mõttes, las ta räägib siis, kui ta viisakas on. 2 sõna Kuku raadiole. Oot, kurat, ära siin nugadega. Kaua sa oled hoidnud seda nüüd siin? Seda on kasutatud liha lõikamiseks. Ära sa räägi, tenatsi, siduri ketta nuga on see. Näed, karikad, rõpsud. Nii et parem seal timelapse jälle käima, ega siis midagi muud tarka rääkida ei ole, et siis näete timelapsitame ja siis kui pidu on, siis teeme mõned klipid jälle. Ja siis näitame koristus ka ja pakkimist uuesti lahti. Üks edasi tagasi pakkimine. Selline on see ristimeeste elu. Any tragedies, I hope y'all understand this shit got bigger cause it had to be. I always knew I had it, but just not at this capacity. I recognize the gravity, closer to the summit, stacking chips and counting nuggets. I've been stunting, baby, cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Hey, in the kitchen chopping onions. Hey, tears falling down, underdog is finally overcoming, cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Earn my respect and burn a budget. Hey, tears falling down, underdog is finally overcoming, baby, cause I'm dropping buckets. Earn my respect and burn a budget. Tears falling down, underdog is finally overcoming, baby, cause I'm dropping buckets.
kuhu Tesla läheb? Kus Tesla mees läheb? Koju. Ära mine koju või? Ei lähe. Siuke mäsu käib, te olete ainult timelapse'i läinud, ega siin midagi rääkida tarka ei olegi, et näete, et lihtsalt räme mässamine on. Makstud sai üles, tegelikult on nende nimed Moltonid, need sai tehtud upgrade'iga sinnapoole. Vaipa paigaldasime mingi 5 lihtsalt tund aega. Moltonid äkki nagu lihtsamalt. Samas on aega ka, sest me Magnusega tegime airhockey terve mängu ära. Ja, need mängisid airhockey't, et Funrendist on tulnud LED-lampe, laudasid, mitte LED-lampe. Ja sealt LED-laudasid. Ja sealt tuli hoki või see, mul täitsa kuradi sõlmes. Jalgpallilaud ja hokilaud, 2 poppi. Ja Michael ootab juba külalisi seal. Siin punasel vaibal võetakse vastu need. Kuule, sa pead oma paarimehe homme välja vahetama. Miks? No võiks ikka päris Michael ka olla, muidu käid selle nukukesega kuskil. Rahulikult vorstikesi ja teised söövad šampust. Tead, see mäng oli, vaata. Ants muudab kuju. Ei ole mäng, see on anekdoot. Ei, aga see mäng on ka, et Ants peab kuju muutma, Ants peab igast asju tegema. Ja. Üks näli oli see, Antsu näli oli, et Ants oskab kuju muuta. Ants on ennast korduvalt rihmaks joonud. Seda homme vaatame, kes kõik Antsudeks muutuvad siis. Aga see ei ole veel kõik. Meil on vaja veel asju teha, sinna on vaja Simriga homme käima panna. Täna on seal vähe kangemad nokod. Tegelikult on meil seal vitamiinvelli seal ka veel. Aga me ajame ka maja taha bussi, suure bussi, me peame telgi püsti, et seal suitsumeestel oleks ka kuiva jalaga saad selle tobi lõpuni teha. Või kui tahad värsket õhku hingab minna. Selle gaasilambi alla. Või tahad bussi pikale visata, et Antsust staadiumist välja tulla. Jah, et uuesti rihmast Antsuks muutuda. Nii et majandame edasi. Tere hommikut, mida krutid? Käi menüüd läbi, vaatan juba mõne. Menüüd või? Kuule, mida hommikuks siia pakutakse? Selline staatilist kolorit meil või siis mingid sisendid saad valida. Mingid pasteedivärvi asja saaks ka või? Beeri või? Pruuni. Jaa. Näe, meil on siin RGB spetsialist ise kohal. RGB-st on väga uhked tuubid. Kuule, aga see on nagu see mõõk selle Star Warsi oma. Jaa, aga mis sa mõtled, et meil õhtul tuleb? Õhtul on mõõgapidu või? 8 venda saavad niimoodi võitlema hakata. Tulevad need hääled tulevad ka või? No neid saab juurde panna, vaatana. Ja, no RGB-st on ikka jõhker tehnika, et see on ikkagi professionaalne renditehnika nii-öelda ikkagi suurürituste jaoks. Siin on need meremiinid, kutsutakse neid. Tossumasin on, et me oleme 2 aastat ikkagi järjest suutnud selle Blaze'i lasta siin ATS-i häiresse, sellepärast meil ei ole seda peapulti, et me välja saaks lülitada. Aga me oleme 2 aastaga õppinud nii palju, et tossu tuleb ikka väga palju teha, et häiresse läheks. Näe, siin on mingi helimuldi moodi asi. Siin on mingi pult, ma isegi ei tea, mida see teeb. Siin on veel juhtmed. Tossu laseb. See ongi see minu nupp või? Seda minu nuppu ei tohi mulle näidata. Ära ütle. Ei, ma panen klepsu peale sinna. Et Kareli ei näpi. Karelile keelata. Jah. Niimoodi, et paneme siin kõlarid hästi üles. Ega siin tümpsu ei olegi palju vaja. Mitu kilovatid või kuidas seda mõõdetakse tümpsu? Jaa, ma ei mäleta. Aga nagu piisab siia. No küll. Ei pea põhjas hoidma. Põhjas ei saagi või? Ei saagi, jah. Nii et fine tune. Nüüd, laupäev. Mari on, näed, laualinad välja sebinud, küünlad laua peale pand. Seal on see šoti või see tervitusnapsu koht. Valmistatakse ette veel ja Karel läheb poodi siis joogipoolist vaatama. Mul on siin pikk nimekiri. Söögipoolisega teeme üldse pulli pärast näitama. Nii et see punase vaiva värk sai ka siin niimoodi valmis. Kuidas läheb? Hästi. Siin see riietusruum, ooteruum. Nii et kuule, mul ei ole siin aega lobiseda, ma lähen siis poodi. Varsti näeme jälle. Käib juba või? Peaproov. Peaproov on see, vaata. Ei katsetage läbi, veel ei käi. Proovige veel. Tuled sisse on ju, teed puhtaks, vaata. Me tõmbasime kile maa, vaata, mis siin on. Mari käis kaltsuga ja lühkis. Siin ei tohi käia, pange kile tagasi. Siis saad tervitusnapsu ja siis saad nime sildi otsida, kes sa oled. Sina oled meil Michael Günther, Eesti pro-meister. Esimene küsimus kohe. Boss. Boss küsib, mis tunne nüüd on olla siis meister? Nüüd sa oled juba, mis on 2 kuud meister saanud olla. Mõelda Saksamaal, noh, mis tunne on? Ma ei tea. Enam-vähem. Rahakott on tühi. Tühi tunne on, jah? Aga ei, Instas sain peo ära vahetada. Panin peosse kirja. Eesti Pro 2025 meister. Ja teine põletav küsimus inimeste poolt on olnud, et miks me käisime selle 2D kujuga seal peol.
sinu vanema venna või noorema vennaga, ma ei tea, ilusama või koledamaga. vaata, kui see meister läheb nüüd kõiki neid üritusi tähistama, siis järgmine aasta pole ühtegi meest alles enam. Et peabki vahepeal neid kujukesi saatma. sa kloonid endast. Jah, see on Hiinas popper. No aga kuidas aasta kokku võtame siis kiirelt, et me seda pikka usutlust ei hakka tegema, mingit eraldi episoodi, süvaanalüüsi. No võtame põgusalt siuke head ja vead ja olla Eesti driftis kõige parem sõitja, ma arvan, et see on päris hea hooaeg vist. jah, meeskonna poolt ma olen ka rahul tiimipealikuna, et sai ikkagi ära vormistatud, et seal Hollywoodi peol ikkagi inimesed küsisid, et mis see teenus maksab siis ja palju Michael maksis ja kosilasi ikkagi oli, et see on ikkagi Ikka ka hea teenuse kohta ikka küsitakse. muidugi, et aga kuidas jäädki rahule siis teenuse ja meeskonnatööga ja auto kohta kommentaarid? Auto on äge ja isegi peaaegu ühes tükis. no peaaegu. Kohad tuleb ära peita, aga ei, tiim oli äge, kõik asjad, mis me üritasime teha, me tegime ära, isegi võib-olla paremini. Sina lubasid suure suuga, et meistriks, no, mina arvasin, mis ma teadsin, see oligi vormistamise küsimus lihtsalt, et vaadata, kuidas see tee hakkab minema. Nagu algus oli samasugune nagu see Peterburi maantee, konarlik ja hüplik. Nagu terve mu eelmine hooaeg. jah, kui see raske lõik sai läbitud, siis edasi oli juba nagu lepase reega. ei, tegelikult oli äge ja siuke uus kogemus nii sulle, nii mulle. kõigile, nii et makske kinni või tehke järgi. Vot nende sõnadega lähemegi siit peole edasi. Loodame, et keegi filmib veel mingit klippe, et näete, mis siin päriselt ka toimub. Siis hakkame koristama veel ja te saate full experience'i. Nii et pidu alaku. Cheers. Ega häda ei hüüa tulles, kui on vaja kiired otsused teha ja tuleb põgeneda vähe vaiksemusse kohta ja teha 2 ühes samal ajal, kui ajada asja, tuleb vaadata Car Verticali väljavõtet heade pakkumiste kohta. Car Vertical ongi nii universaalne asi, et sa saad seda ükskõik, kus teha auto väljavõtet vaadata, kui sa tead VIN-koodi. Ja väljavõttest me näemegi täna, et tuli siuke väge pakkumine, et pakkuda kollane ilus Ferrari. Eks siin peo meeleolust tulevad igasugused mõtted pähe ja et noh, ega ta väga kallis ei ole ja palju need Ferrari tükid ikka maksavad, et võiks ühe eksemplari endale ju ligi võtta. Aga noh, vaata, ega ohtlik ongi see, et kui sa istud siukses kohas, kus tulevad head mõtted, siis need mõtted võivad teoks saada. Aga siin ongi näed üks kollane ilutus, et ei tea, kas peaks endale selle ligi võtma või mitte. Nii läbisõit, näed, on 2021 aastal on vähe, siis on 7000. Ja siis oot, rahu. Mul on siin mõned asjad vaja pooleli teha, ei lähe kaua äkki, üks report on vaja läbi töödata. Kurat, inimestel nii kiire, kurat. Kasutage vampiire sooduskoodi ka ikkagi, kui te siin Car Verticali vaatate. No tundub, et on nagu väikse läbisõiduga, näed, 2004 on läbisõit veel olnud. Nii et mul läheb siin veel aega, kõik lingid leiab alt ka. Minge vaadake, mis raport teie oma autode kohta leiate. Küsimus, kellel oleks? Polegi kellegi. Ja nüüd, vaata on nüüd see saame laiali minna. Davai, väga hea, et kõik küsimused ja siis. No nii, Maril on küsimus. Tule küsi siis mikrisse kohe. Kaua sa kuri oled? Millal sa viimati naise teidile viisid? Väga hea, et see ei olnud, meil olid reeglid, see pidi nimeliselt suunatud olema. Väga hea, ma küsin selle siis Tanel. No nii, päev 6 või 7. Päev 6, päev 2. Nagu selles mõttes, et selle ei aitäh.
kas teil midagi vitamiini välivalikust ka sinna alles on jäänud? jaa, näed, selline. Ei, see ei ole ka vitamiin veel, kurat, anna mulle seda repair'i või reload'i. Ei ole. Küll ma sealt leian. Nüüd on see kõige mõnusam päev, see koristamispäev kõik kokku panna. Näe, hiirtele on jäetud siia puru ja mis siin pika laua taga toimub. No kuna ma arvan küll, et siin on väga suured hiired käinud. Ikka natuke läbu ka. Aga peaaegu sööd ära kõik ju. No ikka tegelikult jäi palju üle. Pitsasid tellisime liiga palju. Hamburgid ja pitsat tellisime. 50 juustuburgerit ja mingi 14 pitsat, aga oleks võinud 10 pitsat tellida just. Nüüd tuleb saada tamatargalt kõik see kola jälle kokku panna. Ühtepidi on see nagu lihtne, teisepidi tüütu. Autahvlid on kõigil siin, jah. Fond oli, jah. Eile Siim need alustasid, et teeme fondi. Vampiiröö fond, vaata, joo, keegi peavalu tabletid ka sisse pannud. Neitu pani, siis ta ütles, et ta teab, et seda läheb vaja. Läheb vaja, aga kuidas ma ta siit kätte saan sellest fondist nüüd? See on sinu probleem. Jah, aga see fond oligi nii hea, et siit ei mahu sendid sisse, vaata. Paberid peab andma, see oli see fondi mõte, vaata. Näed, R8. R8 fond on ka täis. Kurat, ikka hea päev oli. Mis siis, et see peo korraldamine läks nagu kulukamaks, aga see... ma arvan, 10 või 50 korda kulukamaks, kui siit tagasi tuleb. Aga noh, mis sa teed? Elu on selline, et pidu on ka vaja teha ja tänada ikkagi kõiki asjaosalisi, näete, siin need mehed on. Ja koostööpartnerid, et muidu ei saaks ju suurt pidu korraldada, kui vahendeid ei oleks selleks võimaldatud. Ise tuleb balansseerida, kuhu mida raisata. Eks see ongi see keerulisem värk. See kartaan on ka muidugi hea tallinis. Meil see mingi eritellimus, käsitöö tellimus ongi, saabki tellida. Näed, siia on pandud karelkartanshop.com ongi. Ma pean domeeni pean kähku ära, kuradi. Enne video väljatulekut ära võtma, muidu on pärast läinud. Rist loksub juba läbi, kuule me tegime parema kardaani. Aga näed, siin ongi tahte jõul või Jacki jõul hoiab see kardaan ennast koos. Nii et väga äge. Selle paneme kindlasti uude garaaži kuhugi seina peale või riiuli peale või vaatame, kuhu ta sobib. Ja ega siit ongi selles mõttes hakkame koristama ja koristamise käigus juba teeme kolimisprotseduure ka, nagu te taustal olete kõik näinud. Et võtame nüüd kõik asjad maha ja vaatame, milline see garaaž siit välja näeb siis. Kui on kõik koristatud ja oleme kaasa võtnud siis oma asjad ja osad asjad jäävad siia ka. Oota, see buss ka veel või? See buss, sellega on korras, buss on alles. Keegi ei tahtnud telgiga sõitma minna. Kõik on alles. Kõik on alles. Esimest korda me kasutasime neid otsasid ka, me pole kunagi neid kasutanud. Aga tegelikult tõmbab täiesti tihedaks ära ja kui see soojuslamp siin oli, siis oli täiesti okei siin olla. Ei olnud üldse hullu. Uksed lukkus. Meil oli see korrapidaja Siim siin, kes viimasena hommikul vara. Huvitav, et see tihendi lurk, ma pole kunagi näinud, et niimoodi paistab, vaata. Jaa, paistabki. Keegi on tahtnud valepalt välja tulla või? Keegi bussis ei ole või? Hiired. Ega ma ei vaadanud, kui ma uksed lukku panin. Selle ma võin ise lukku veel. Äkki keegi elab seal. Nojah, algus saab väljas koristada või tähendab sees koristada, siis tuleb välja tulla. Ega muidu ei saa kardinad enne maha võtta, kui see päredi bussi asi kokku ei pane. Ka varandus. Spaasse pidime minema, traditsioonne spaasse koristame ära, et ma võtan selle bussiga, sõidan koju ära ja siis homme hommikul pean ju RGB asjad ära viima ja Funrendi asjad tulevad nendele laudadele ise järgi. Ja siis vaikselt tõmbame vist otsad kokku, läheme uude kohta, palju kola kaasa võtta. Nii et algab timelapsi ralli. Mis hääl see oli? Telefon või? Kellegi ma näete peale, kellegi saab aksudaks. Kõigi konn hakkas krooksuma taskus. Päev gala siin kokkuvõttes 75 342. Mitu päeva hiljem panime siin asju kokku. Karel on suutnud haigeks jääda, sellepärast meil on siin traditsioon, et pühapäeval peale koristust minnakse veel spaasse. Sai käidud ujumas ja tegelikult sai siin ukse vahel joostud ja pakitud ja nüüd ma olen haige. Yes, mulle.
aastas korra ma olengi tavaliselt haige, tänavu tuleb see lihtsalt. Aga näed, pakkisime kõik asjad kokku, siis kõik, mis meil siin 7 asja kaasa võtta on, mõned asjad jäävad siia, midagi väga keerulist ei olnud selles mõttes, et meil on ju enam-vähem teada Martiniga, kes mu jääb, suuremad detailid lihtsalt leppisime kokku, et ma ühte tõstuki posti kaasa ei võta, selle asemel tuleb tööliste kapp, talle jääb tõstuk, mingisugust draamat ja paanikat ei ole ja inimesed ilmselt tahavad teada kindlasti, palju pidu maksma läks, alati on hea lugeda, teise rahakotis, palju siuke värk maksma läks. Noh, inimesi oli umbes 50 ja kõik see kokku läks maksma, ümmarguselt ütleme, et 3600-700 eurot. See teeb ühe inimese kohta siis 72-73 eurot ja siin ongi siis need rendiasjad, mis oli fun rendist, RGB rent, siin on joogid, siin on 12 suurt paksupõtsaga pizzat, juustupurgereid tellisime 50 tükki igal ühele üks. Siis olid siin veel joogid, korvtõstuki rent, baaridaamile tuli mingit raha anda, siis olid meened seal sees, snäkilauda neti poolt, nii et tegelikult päris palju asju, nimesildid, mahlad, joogid, Keijo jääd käis poes toomas juurde. Nii et see kokku 3600-700 eurot. Kas see on seda väärt? Ma arvan, et igati on väärt sellepärast koostööpartnereid ja kõiki abilisi on vaja poputada ja teha ikka üks korralik pidu, et meenutada hooaega, et lõõgastuda, et see ühindab ka inimesi, palju pulli ja nalja sai. Ja ühtlasi ongi see siis ilmselt viimane pidu minu poolt tehtavalt sellisel kujul siit garaažist. 21. detsember tuleb live uues garaažist siis. Ärge seda maha magage, tuletame seda siin päris mitmes videos meelde. Ja ega siit ongi mõned asjad on jäänud, aga kohver on pakitud kärvu. Võtan mu 7 asja. Läheme uutele jahimaadele. Tule, läheme. Ega väga pikk tee minna ei ole. Tebage like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uues garaažis uute tegemist.